the sand off the shore. Give you the world if it was mine. Blow you right to my door. Feels fine. Feels like you're mine. Feels right, so fine. I'm yours, you're mine, like paradise. Näitan korraks seda inventory setup'it ka. Seljakott. Seljakoti sees on magamiskott. Ja siis siin külje peal on mingi... Külje peal on kõik muu säramahtus. Särgid, värgid. Ja jah, mõtlesin, et läheb check-up selle jõulumarketi üle. Ja tuleviku Gert siin. Põhimõtteliselt Islandil Reykjaviki piirkonnas oligi just siis, kui ma pidin sinna lendama, jõhker lumetorm ja esimene lend Tallinnast Riiga toimus ikka samal ajal. Nii et põhimõtteliselt üks päev Islandil asendus mul ühe päevaga Riias, aga õnneks Air Baltic andis mulle hotelli ja transferid lennujaama, nii et pidin lihtsalt selle päeva ära sisustama. Nii et plaan on siis minna jõuluturule, loomaaias käia ja üks õlpar linnast saada. Excuse me, bro? Yeah? Can you take a photo of us? Sure. Picture? Yeah, that would be nice. I'll take one like this as well. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Põhimõtteliselt mul on vaja saada sinna ja siis üle selle sinna kuskil seal taga peaks mu auto olema. Veits lapp on see, et ma ei võtnud ühtegi laadi ühed kaasa ega akupanka ja ma olen muidugi mingi tund aega järjest filminud ja mu telo saab tühjaks. Nii et ma vaatan, mis edasi saab. Nonii, sain lõpuks pargitud. Vaadake seda aparaati. How's the boy? Valisin muidugi ülihea aja, millal tulla ka. Kott pimendas mingit talveõnes karu vaatama. Ma loodan, et siin on see siseala ka mingi norm, nagu Tallinnas on. Vaataks mingid krokodillid ja värgid üle. Bow, bow.
samba está animado, o gateway samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio. Need on actually kõige paremat bataadifriikad, mis ma kunagi saanud olen. Väike puru ka. Jalgpall. First of all, I'd like to apologize for the delay. My understanding is that you were supposed to depart yesterday, but some of you might be aware the wind has not been very nice the past 24 hours. Most flights being cancelled in and out of Iceland. The winds are within reason now and we are able to go there. However, it will be quite windy when we get there, but within safe limits. Selline aparaat ongi. Veits jama on ainult see, et ma jäin juba kinni, kui ma siit parkimiskohast välja tulin. Ma jõnksutasin siin mingi 3 minutit edasi-tagasi, aga ma arvan, et saame hakkama. Kuskile väga mingisse off-roadi ei saa minna. Aga jah, väga norm auto. Vaatame mingit söögivärki ja naelikud on vaja sebida. Ja siis on juba timmis. Jätsin auto sinna. See on mingi main siuke jalakäijate tänav vist. Üks mingi siuke shopping street. Ja siin on üks matkapood, kus ma võtan naelikud endale. Ma unustasin sealt Eestist kaasa võtta. Ja siis ma arvan, ma hakkan kohe sõitma sinna mingi basseini või selle keisri juurde. Pole veel kindel. Nii et näeme, vaatame jooksvalt. Cancel. Sellega läks ka väga hästi. Tundub, et
no naelikud it is. Jou, olen siin autos peale poes käimist. Ma täpselt ei tea, mis ma siin rääkisin, sellepärast, et see oli 3 kuud tagasi. Ma vist ütlesin, et ma ostsin poest endale natukene süüa. Ostsin endale mingit tšapatat, kahvlid ostsin endale ja siis vorstid sinna tšapata peale. Ja et naelikuid ma ei saanud ja tuleb üliäge reis ja ma nüüd sõidan keisri juurde. Nii, siin ma jõudsin siis Strokkuri keisri juurde. Parkisin auto siia ära ja nüüd jalutan sinna keisri juurde. Võtsin riski, autot parkima ei pannud, sest see oli hästi kallis. Siin on need veelombid, kust tuleb auru välja. Põhimõtteliselt mingid mini kuumaveelombid. Üks asi, mida videote pealt aru ei saa võib-olla on see, et need augud haisevad peeruhaisu järgi. Ja aga muidu oli suht äge. Siis siin tuleb üks suurem lomp. See väike laps viskas praegu lumepalli sinna ja nüüd viskab teine ka. See on tegelikult väga keelatud siin, selle eest võib tegelikult kuni 3 aastaks vangi minna. See oli vale, ma praegu lihtsalt valetasin, tegelikult see on täiesti okei. Siin ma mõtlesin, kus kohas see on, sest ma ei saanud aru, see on nii suur see mingi ala. Ja just praegu purskas, kui ma vaatasin kõrvale. See oli suht mingi väike purse. Aga siin ma läksin mäe otsa. Seal all paistab, kus see nagu keiser mullitab. Ja sealt nii ja just seal vasakul pool just seal oli see, kust see peaks hästi suurelt nagu purskama. Jama oli selles, et mu telefoni aku oli suht tühi ja see iPhone ei pidanud vastu seal külma tuule käes. Nii et siin ma sain paar klippi mäe otsast sellest, kuidas ma siia jalutan. Ja siis mul sai telefoni aku tühjaks ja ma ei saanud üldse nagu ühtegi klippi sellest keisrist purskamas. Nii et ma panen teile siia lihtsalt YouTube'ist ühe teise inimese video, kus see keiser purskab. Et siis te näete lihtsalt, mis seal oli. Nii, siin ma räägin jälle mingit juttu. Ma arvan, et seda sama juttu, mis ma just rääkisin, et ma sai telefon tühjaks ja ma ei saanud ühtegi klippi sellest keisrist purskamas. See oli põhimõtteliselt niimoodi, et mul sai telefon tühjaks, siis kohe peale seda see keiser purskas 3 korda järjest ja siis mul tuli meelde, et mul on filmikaamera ka kaasas. Ma tahaksin selle filmikaameraga keisrist pilti saada ja siis ma seisin seal mäe peal vist 20 minutit järjest ja ootasin, et see keiser purskaks ja see ei pursanud.
ja mul oleks lihtsalt nii külm, et ma tulin sealt ära ja siis kui ma alla jalutasin, siis muidugi see purskas jälle uuesti. Ja nüüd ma sõidan järgmisesse kohta, kus ma ajan ööseks, see on vist 8 tundi sõitu, nii et siin ma vist panen mingi editi või montaaži jälle järgmiseks. Nii, siin ma jälle rääkisin mingit juttu. Põhimõtteliselt vist, et siin oli ülikõva tuul ja siis ma ütlesin, mis selle joa nimi oli. Ma ei mäleta praegu, ma panen selle ekraani peale kohe. Ja siis ma midagi askeldasin siin. Siis ma näitasin siin, kui viltu mu rool oli, kui ma sõitsin siia. Reaalselt nagu sellise nurga all. Sellepärast, et ma arvasin, et ma sõitsin mingist lumevallist üle, et mul läks siis see kokkujooks läks paigast ära või midagi. Aga pärast sain aru, et külgtuul oli hoopis nii rets. Ma ei ole reaalselt mitte kunagi sükest asja kogenud, et ma pean rooli täiesti nagu praktiliselt 90 kraadi hoidma, et maanteel sõita. Anyways, ma sõidan siit Seljalandsfossist tegelikult nüüd sinna ööbimiskohta. Ja siis siin tuleb kohe pärast seda klipp ka, kus ma mingist tanklast leidsin endale naelikud ka või need mingid cramponid, millega saab jää peal kõndida. Nii et veel üks väike edit. Nii, siin ma jõudsin siis Höfnisse keskööks. Siin ma kavatsin ööbida ka mingis parklas, mitte selles parklas. Ma tahtsin vaadata, mis seis selle põhjakattega on, sest ma unustasin eelmises kohas öelda, et seal Seljalandsfossis, kui ma tagurdasin parklast välja, siis ma kuulsin mingit ilget raginat. Ja siis ma seal avastasin, et põhjakatte on lahti. Ma ei tea, kas see oli enne juba lahti või nüüd tuli lahti või ma ei tea. Igatahes vahet ei ole. Siin on see mingi teine katte on ka lahti, kõik on lahti. Tuul on rets, väga rets. Siuksed majad olid igal pool, väga palju nähti vaeva seal majade valgustamise ja ehtimisega. No kui sul on 4 tundi päevas valgust ainult, siis kuidagi peab ilusaks tegema asjad. Höfni sadam, siin on mingid ägedad laevad. Siin ka kõik nagu jõuluvalgustuses.
püütakse kala ja värki, ma arvan. Ja siit kohe otse reportaaž ka. Seal on ka mingi Christmas boat. Ja üks megaäge asi Islandi juures on sellised jõhkralt modifitseeritud maastikuvõimekusega autod, igast Nissan Patrolid, ma ei tea, Super Duty'd, kõigil on pandud mingid jõhkrad liftkitid külge ja siin on väikene klipp minu õhtusöögist. Ja siis mõnus vihma ambience, atmospheric sound, mis aitas mul magama jääda. Ja sellega ongi ESA päev läbi. Teine päev algas mul siis kell 11. Eesmärk oli sõita siis Seidisfjordurisse ja sinna jõuda enne päikeseloojangut, et mul oleks aega matkata laviinibarjääride juurde mäe peal ja tagasi ka jõuda auto juurde. Ja siis pimedas jälle sama tee praktiliselt tagasi sõita, et järgmisel päeval samamoodi päevavalgust kõige efektiivsemalt ära kasutada. Ja nüüd siis see sõit Seidisfjordurisse, kus ma nägin seda Islandi maastikku oma silmaga lõpuks.
ma jõudsin matkarajale vahetult enne Seidisfjordurit. Päikeseloojanguni oli aega kuskil 1,5 tundi. Matk sinna ülesse on 5 kilomeetrit ja 600 meetrit tõusu, mis iseenesest ei ole nii väga hull. Aga kuna ma jõuan ülesse, siis on päike just loojumas ja mul on vaja sama tee veel tagasi tulla, siis see oli suht siuke ambitsioonikas matk. Ja ma üles minnes läksin suht retsi tempoga, et kops oli suht koos, et ma tagasi tulles ei jääks lihtsalt pimeda peale. Iseenesest midagi väga hullu ei ole, sest praktiliselt kogu raja vältel on alguspunkt paista, aga ma pärast alles tagasi tulles mõtlesin selle peale, et kui oleks mingi lumetorm või mingi ilmastiku probleem tekkinud, siis oleks küll veits jama olnud, sest tagasi tulles ma natukene isegi eksisin ära, sest seda rada ei ole suuremas ajast lume alt näha. Aga no oligi veits huvitavam. Põhjapõdra jälgisid nägin ka tagasi tulles. See põhjapõdra oli kopeerinud nagu minu rada. Ma käisin selle raja päris kähku läbi ja ma veits imestan, et ma seda põhjapõdra ei näinud. Ma päris palju maad teinud. Aga lumele äkkis tuleb peale. Vaata, mis saab. Ja nüüd hakkas mul suht kiire. Hello, jõudsin tagasi. Valgusest võtsin küll viimast. Võtsid küll, jah. Peale seda ma sõitsin alla Seidisfjordurisse. Siis kui ma mäe otsas näitasin näpuga sinna alla kuskile tänava nurga peale, siis ma lootsin, et kui ma alla jõuan sinna linna, siis ma pärast näitan näpuga üles sinna, kus ma olin. Aga ilmselgelt siis oli kott pime juba. Panin paagi kütsi täis ja sõitsin veits linna peal ringi. Nägin kohalikke elukaid. Seal oli mingi kohalik ujula, mis oli suht rahvast täis. Paljad poisid. Ja siis ma käisin veel poest läbi enne pikka sõitu tagasi Reykjaviki suunas. Poes võtsin muidugi sõõrikuid ja pakkuge, mis toidulisand kõige rohkem ostetud oli.
siis ma filmisin mingit väikest poissi, sest seal poes oli mingisugune korv, kus sai tasuta asju. Siis ma sain aru, et ma filmisin väikest poissi. Ja siis ma ostsin endale Ciabatta peale jälle vorsti. Ja peale seda ootas mind pikk sõit tuldud teed mööda tagasi. Kell oli 6:30 ja Waze näitas, et mul oli kuskil 7+ tundi sõita. Mõni ütleks, et seda on palju. Ma ei tea, mulle meeldib. Siin ma jõudsin pikka tunnelisse või sõidan siit teist korda läbi. See oli vist kuskil 5 kilomeetrit pikk. Ma ei tea, mis see silt näitas, mingi 3,8 kiltsa ühele poole, 2,1 teisele poole. Peaaegu 6 kiltsa. See oli päris huvitav. Siis öösel olid need kalakasvandused suht ägedad. Helendasid siniselt, sest on kuidagi nende mingi söötmisega seotud, mida päeval ei on näha. Ja siis ma nägin põhjapõtrasid jälle uuesti. Siin ma olin juba tegelikult ümber keeranud, sest ma sõitsin neist mööda alguses, nägin küliaknast vilksamisi ja tulin tagasi, siis õnneks olid veel alles. Tegelikult ma nägin mujal ka päeval põhjapõtrasid nagu vabas looduses, sest muidu nad kasvatatakse ka seal suht palju. Aga mul ei olnud tavaliselt aega lihtsalt, et seisma jääda ja vaatama minna. Ja siin nad chillavad, jah. Muidugi jumal tänatud, et kellelegi otsa ei sõitnud seal. Ja üks asi, mida ma veel näinud ei olnud, olid virmalised. Kahjuks see aktiivsus sellel ajal, kui ma olin Islandil, oli suht madal. Kahjuks kõige paremad, mis ma nägin, on sellised, mida ma olen Eestis ka juba näinud, isegi natukene halvemad. Et telefoni särjajaga, pika särjajaga põhimõtteliselt midagi on näha, palja silmaga vaevu nähtab, see on niisugune sillerdamine. Et Islandi kohta suht siuke lamp. Ja siin on meie 10. ohver. Ma arvan, et need autod, kõik mis tee äärdes sodiks olid ja välja sõitnud, et need on seotud selle lumetormiga, mis olid paar päeva enne, siis kui ma lennukiga pidin tulema. Et paljud turistid, isegi kui ma siin tee peal niisama sõitsin, siis oli aru saada, kes on turist ja kes on kohalik, et mõned inimesed tulid kohtadest, kus arvatavasti nagu üldse lund ei ole, et praktiliselt sõitsid maanteel mingi 50-ga ja võib-olla ei osanud üldse nagu vallides sõita. Ja siin on minu food of choice, mida ma siin hommikuks, lõunaks ja õhtuks sõin, sest ma praktiliselt ei olnud kunagi asustatud kohas sellisel ajal, kui seal mingi nagu restoran või asi lahti on. Või siis mul oli lihtsalt nii kiire ja ma pidin sõitma igale poole. Siin ma olin praktiliselt 9 tundi juba sõitnud ja 5 minutit enne mu camping site'i tuli nii rets rahe, et ma ei saanud reaalselt sõita tee peal edasi. Aga õnneks see läks suht kähku üle. Head. Tere hommikust. Ma eile pimedas ei näinud, et see parkla läheb edasi ja ma parkisin valesse kohta. Autode parkla on tegelikult teises kohas. Autode koht on seal tegelikult. Ärkasin veits tund aega varem üles, kui ma plaanisin, aga väljas on juba ülivalge. Nii et varajane lind saab selle ussikese või kuidas see ütlus on ju. Nii et pakin asjad kokku ja teeb selle hommiku ujumise ära. Tuleb välja, et ma ei parkingi valesse kohta, vaid see on hoopis Joa parkla. Ma enne ei näingi, et seal on juga.
viimased ööd on suht jahedad olnud. Alla miinus või alla nulli tähendab. Ja ma arvan, et see basseini vesi ei ole mingi mega kuum enam. Sul oli kirjas, et talvel ta on kuskil veits alla 20. Siin veel mingi üübersoe vesi ei ole. Ja see oja vist jahtub kiiresti maha ka niikuinii. Aga seal eespool paistab veits mingit aur olevat. No, vaatame. Siin paistab siis kogumispaak. Toruga põhimõtteliselt juhitakse mäest see vesi praegu siia paagi sisse ja siis osa jookseb siit üle ja osa siis juhitakse toruga sinna basseini, mis varsti paistab. Siit tuli suht siuke keev vesi välja. Et päris huvitav mõelda. See jõgi või see oja, mis siin kõrval on ka siuke paarkümmend või paarsada meetrit üleval pool on mäe, sest tuleb keevane välja ja jahtub lihtsalt maa hästi kähku. Ja siin paistab see toru, millega juhitakse vett sealt kogumispaagist sinna basseini. Siin on väike oja, mis jookseb basseinist mööda, aga seal üleval paistavad ka paar oja, mis jooksevad otse siia basseini sisse, mis toovad siis sooja vett. Katsusin siis suht siuke leige oli, jah. Megakuum ei olnud suvel, võib siin olla siuke, või suvel, sügisel, kevadel on siin 40 kraadi. Ja see ehitati 1923 selleks, et õpetada inimesi ujuma. Et tollel ajal üldse nagu Island on 100 aastaid olnud siuke merenduse rahvas. Inimesed käisid nagu merel kala püüdmas ja seilasid ookeane, aga ujuda ei osanud tollel ajal eriti inimesed. Ja siis tehti siia siuke bassein, mis on aasta ringi soe, kus saavad inimesed siis ujuma õppida. Ja siit nurgast jookseb see vesi siis välja. Et siin vesi kogu aeg vahetub. See on selline isepuhastuv bassein praktiliselt, aga korra aastas ikkagi tehakse see nagu puhtaks, et siin inimesed ikka jätavad mingit prahti või midagi. Siuke avalik bassein. Swim on tehtud. Vahepeal tulid mingi paar tuli siit läbi. Aga nad vist ei julgenud ujuma minna. See on cool.
auto andsin ära. Tuli veits kass peale ka, et ongi lõpp käes. Kell on 4:30 ja mu lend läheb järgmine hommik. Ja plaan oli minna tänaseks nagu päevaks või ülejäänud päevaks Reykjaviki. Seal võiks ringi vaadata. Aga ma olen suht väsinud, ma vaatan, kas ma jään äkki siia lennujaama hoopis. Chillasin veits lennujaamas. Ja nüüd lähen Reykjaviki. Ostsin bussipiletid ära edasi-tagasi 45 euri. Sain round tripiga tagasi sõidu soodukaga. Aga tagasi buss on kõige esimene, mis homme läheb, on kell 4 hommikul. Nii et ma ei tea, vaatab loodetavasti täna mingi baarid või midagi on ikka lahti. Sest ma tahan praegu minna Berlanisse, see on üks mingi jurakas muuseum. Ja siis vaatab jah, äkki saab kuskilt lugeda. Praegu ma lähen, otsin kohta, kuhu ma saan oma magamiskotti jätta, sest ma ei viitsi seda kaasast tassida terve tee. See maksis 17 euri. Aga no, mis teha? Nii, hetkel ma vaatasin ennast jooksvalt selle suure kiriku ette. Ma nüüd vaatan, kus see baar on. Siin on Islandi kolmjalg. Sealt läheb Balta poole. Sealt tuleb Nokusse. Raekoja plats on seal. Cheers! Magasin oma kella 4 bussi maha. Õnneks kella 6 peale täpselt jõudsin. Jõuan väga täpselt lennuki peale. Peale pikka reisi tahaks mingit head kodust sööki ja sellepärast ma tulingi McDonald'is.